ja erinevad välismessid, seminarid, konverentsid, et ma ütlen kohe ka, et tegelikult need messid on üks selline minu lemmik teema, või ütleme konverentsid, messid, seminarid, sest need messid on läinud hoopis teistsuguseks, kui need olid vanasti. Et varem nagu tuldi messile tegema tellimusi, aga kuna nüüd tellimused on nii lihtne teha, eks ju, et kõik brändi omanikud teevad online'is äpi ja äpi kaudu saab siis nagu teha tellimuse otse poest, et sa ei pea nagu sellega enam pead nii palju vaevama või siis sa tuled messile, teed iPadis selle tellimuse ära. Et messid on natukene muutunud rohkem selliseks tutvustavamaks, tehakse rohkem networki, rohkem räägitakse lahti valdkonna teemasid, tutvustatakse trende valdkonnas. Siin on siis nüüd üks selline messikulude lihtne arvutus, et mina ei ole finantsinimene, ma ei ole seda kunagi olnud ja ma ei ole ka tulevikus kindlasti, aga kuidas siis nagu teha väike selline lihtne arvutus, kui te plaanite minna messile, kas ma pean seal keskele vajutama või? Nii või? Aha, yes. Et jagage ära see messikulude lihtne arvutus, et põhikulud ja lisakulud tööjõu raames. Et siin on näha ka, mul on tehtud siin maksimaalne siis eelarve ja siis selline ökonoomne eelarve, et alati enda jaoks mõelge siis see läbi, mis on see maksimaalne ja mis on siis ökonoomne. Ja tegelikult siia kolmandaks toolbox võiks panna siis reality, mis teil siis nagu päriselt nagu läheb see mess lõpuks maksma. Et siis võiks selle ka nagu sinna kõrvale panna. Et seda on jube hea järgnevatel aastatel jälle kasutada samas formaadis. Ja mis ma tahaks siis öelda veel? Kuidas see start välisturgudele siis välja peaks nägema? Et see slaid konkreetselt on tegelikult näpsatud eelmise nädala Taiwani delegatsiooni seminarist, kus ma siis pidasin sellise lühikese kõne oma kogemusest taiwanlastega töötades. Et tegelikult selle küsimärgi, kus see, see ei tööta. Okei, see küsimärk, mis siin on, siin oli mul tegelikult vahel Taiwani maakaart ja lipp. Seal võiks olla ükskõik milline riik tegelikult. Et minu meelest koostöö välisturgudega põhineb mingitel teatud väärtustel. Ja see on kindlasti usaldus, austus, ausus. See, et te saaksite üksteisest aru ja just nimelt aru põhiväärtustest kommunikatsioonil ja ära kunagi jäta vastamata, kui keegi sulle kirjutab. Kui see ei ole spämmi läinud või ära filtreeritud kiri, siis alati vasta. Suhtlemine. Ja hästi levinud, mida Aasia inimesed on mulle õpetanud, just do it. Et nad, selline mentaliteet on minu meelest võiks meil samuti nagu natuke sisse tulla, et nad teevad asju väga kiiresti. Ja nad ei planeeri nii pikalt ette nagu meie, sest nad teavad, et maailm muutub ja päris kiiresti. Tegelikult ma tahaks ühe näite tuua, et ma eelmine nädal just rääkisin õhtusöögil ühe Taiwani härrasmehega kaubandustööstuskojast, Taiwani kaubandustööstuskojast õhtusöögil ja ta ütles mulle, et ta on 70+, äärmiselt energiline ja ta ütles mulle, et tead Leila, maailm muutub niivõrd kiiresti. Et saad aru, ma alles nagu tegin tellimusi ja suhtlesime faksidega ja nüüd meil on Line. Line on siis application ehk siis mobiili äpp, mida te saate kasutada suhtlemiseks. See on hästi levinud Taiwanis. Et ka 70+ nagu sealses keskkonnas räägib sellest kommunikatsioonist, kui kiiresti need asjad käivad. Ja kindlasti viimane väga tähtis minu jaoks on siis külalislahkus. Kui teie lähete, siis teid võetakse alati kenasti vastu. Kui teile tuleb klient, palun ärge alahinnake, võtke samuti kenasti vastu, minge lennujaama vastu, pakkuge, näidake oma kultuuri, sest tegelikult see kõik on selle ärisuhte alus.
Ja seda kõike on ju meeldiv teha, et minule näiteks väga meeldib, kui minule tulevad väliskülalised. Mul käib neid päris sageli. Vahel on väsitav, aga tegelikult on hästi tore. Et alati, kui sa midagi pakud, saad ka ju alati vaimselt midagi vastu. Ja ma lõpetaks siis võib-olla enda sellise ettekande sellise huvitava ütlusega. Ja et isegi tegijad kukuvad puu otsast alla. Et mina ei karda kukkuda, ärge teie ka kartke. Ja aitäh kuulamast, minu kontaktid on siin all. Et nüüd tuleb edasi kohe rääkima Merilin, kes on siis äärmiselt tubli Lõuna-Eesti ettevõtja, keda ma olen aitanud natukene siin messi teemadega ja välisturgude startimisega ja samuti rebrandinguga, kuna minu taust on ikkagi tegelikult disain.